Tere! Mina olen Lepa Triinu, kunstnik, muusik ja lihtsalt üks vinge artist, keda tõmbavad värvid, everything shiny ja lihtsalt siuke pigem ekstravagantne, väljapoole elav isiksus. Välja arvatud siis, kui ma olen kodus, siis ma olen introvert alati. Ja ma olen kunstniga tegelenud väga ammusest ajast peale, aga kõige suurem samm sai siis tehtud. Tahaks öelda, et see oli aasta 2016, ma ei mäleta päris täpselt, kui otsustasin, et tulen oma palgatöölt ära. Ja mina nüüd hakkan selle muusika ja kunstiga tegelema täiskohaga, sest see on ju ikkagi eluunistus olnud, et kui keegi küsib, millega sa tegeled, siis ma ütlen, et ma olen muusik või et ma olen kunstnik. Ja mitte mingi tüüpiline ametinimetus, mis suurem osa inimestel võib-olla on. Seega sinna ma olen kõik oma aja ja energia suunanud ja pannud ja teinud ja olnud ja nii ta on välja kujunenud ja panen ikka tugevalt edasi. Palun! Suurepärane. Tere! Mina olen Hendrik Hürden. Kunstniku nimega Hendrik Hürden. Või siis haha, nagu paljud ütlevad. Mitte Heli Hansen. Et kattub päris mitte palju, aga osad asjad selle jutuga, et ma ka tulin oma nii-öelda palgatöölt ära. Ma ei mäleta täpselt, kas see oli umbes 4 aastat tagasi äkki. Ja see käis täiesti, minuti pealt tuli see otsus, et maal elama ja seal on ju hea kunsti teha. Ja nii see nii-öelda selline tõsisem pühendumine algaski. Ja siis siiamaani progresseeruvalt olen tegelenud sellega. Võiksin öelda, et see on minu põhitöö siis nii-öelda. Kunstnik ikka? Ma saan öelda ka, et ma olen kunstnik. Ma ütlen erinevalt muidugi, et kunstnik, ma olen loomeinimene. Looja. Looja, looja. Creator on ju. Looja. Umbes. Meet your maker. aga põhimõtteliselt jah, ütlengi niimoodi, mõnikord isegi ütlen disainer, sest ma tegelen ka jalgrataste ehitamise disainiga. Aga enamus on ikka maalimine. Akrüülmaalidega tegelen enamusest ajast. Nagu mu viimased 3-4 näituski räägivad. Ja enese kohta veel, ma ei tea, ma ei ole nii võib-olla välja poole ja nii selline värviline ja äge. Ma olen pigem rahulikum. Ma olen pigem... ma võin su vari olla, kui sa tahad. Ma mängin varju. Kuigi ma ei pea ennast päris nii hullusti varjuks, aga ma nagu ütleme nii, et südames ma olen rohkem selline rahumeelsem inimene. Eks see ka paistab mu maalidelt välja. Tubli. Aitäh. See idee tuli tegelikult meil ju puhtalt vist esialgu ainult sellest, et me saime tuttavaks, me võiks midagi ägedat koos teha. Ja mina teadsin, et sina maalid väga hästi. Sulle meeldis ka minu looming. Meeldib. Mulle meeldis, et kõik on olevikus. Ja siis Lepa pakkus välja kohe selle vastandite teemast, et tal oli see parasjagu käsil. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma ei ole kunagi nagu nii-öelda teadlikult mõelnud ja kujutanud vastandeid, aga see on igal pool sees, absoluutselt igas teoses, kuidas ma elan, kus ma elan, mis ma olen. See on tõesti igal pool. Siis mõtlesin, et väga äge, et nüüd saab nii-öelda nagu kuidagi selle sõna või selle mõtte vastandid välja tuua rohkem. Ja siis nagu teha konkreetselt sellele teemale nagu siis ütleme sihtida näitada. Ma arvan, et see oli umbes niimoodi. See õnnestus sul ka väga hästi. On ju? See on meie puhul ka selline väga vastandlik teema, et see, kuidas sina kujutad vastandeid, on minu jaoks palju rohkem tervik.
kui minu jaoks, mul on väga konkreetselt üks pool, teine pool, eks ju. Sa oled nagu lahkule, kujutad nagu kahte eri poolt. Jah, et oleks eriti nagu silme all see, et vastandid, et kaks eri poolt, eks ju. Ja sa oled kuidagi loonud hästi ilusti nagu ühtseks selle, mis on väga, väga lahe minu poolt nagu vaadata. Ma ise olen pannud ka tähele, et jah, et ma nagu võib-olla isegi kujutan hästi palju seda vastandite vahele, kes tekivad mingisugust ühtsust ja seda harmooniat ja et mis saab sellest. Aga samal ajal mul on ka võib-olla midagi on ka nagu sellist nii-öelda kahe eri poole kujutamist. Aga see kõik vastandub nagu meie näitusel, et see nii meie kui meie tööd ja see on väga lahe. Kuni kõige väiksemate pointideni välja. Ega minu maalides siin ka ei ole nagu, mis seob kõiki neid kokku, ongi vastandid, aga pealkirjade mõttes mul ei ole sellist terviklikku lugu. Igaüks on eraldiseisev lugu, igaüks on originaalne selles suhtes. Ja oma näoline, on ju. Ja võib-olla see ongi see, mis nagu ühendab neid kõiki. Jaa, kindlasti. Et jah, eks ta kuskilt, ta kõik algas üldse sellest, et ma tahtsin katsetada uut tehnikat. Nii alustades mingi spaatliga nagu maalimisest, et ma ei võtagi üldse pintslit kätte, on ju. Siis siin mingi epoksiidiga valamise peale, siis need mingid hõbe-kuldlehed veel äärtesse, eks ju. Ja ta kujunes nagu sealt välja ja siis ongi, kui sa teed ühe hästi laed, siis on mingi, wow, ma teeks veel. Ja siis sa teed veel mingisugune 15, on ju. Ja nii ta nagu tuleb. Aga jah, selles suhtes ka, kui me selle kohtumise tegime, et nagu milliseid pealkirju siis võtta, et püsiks samal rajal, aga et oleks piisavalt erinevad, siis see oli ka selles mõttes väga inspireeriv minu jaoks, et milliste pealkirjade järgi nagu suunitlust siis võtta. Ja väga lahedalt kujunes välja, ütleks kohe. On. Jah, see kohtumine oligi see, et me võib-olla, vähemalt mul küll Kuklas oli selline idee alguses, et justkui nagu, võib-olla ma kuidagi mitte pahatahtlikult püsisin raamides nagu, et mul tekkis tunne, et me hakkame nii-öelda paika panema, kes mis teema võtab ja kas me teeme ainult ühised ja nii edasi. Aga mis just see kohtumine nii-öelda nagu sõna otseses mõttes nagu lahti lõi, oli see kõik selle avaruse. Kõik nii-öelda neid teemast tegelikult on nii palju. Ma avastasin seda tegelikult nagu maalide tegemise kuskil poole peal. Ma muutsin nii palju seda plaani nii-öelda, mis mul alguses oli. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et Jeesus nagu selles kõigest saaks veel teha, nagu ma ei tea, kui palju näitusid, töid, mis iganes. Aga tõenäoliselt see vastandumine mängib rolli minu elus ja töödes samamoodi, nagu ta varem tegi. Et ma justkui nagu ei pane seda teadlikult tähele, aga nad on seal kogu aeg. Ja siis aeg-ajalt nii-öelda, kas siis mõtisklen selle üle ja toon nad välja. Või siis sina tuled, ütled, et nüüd on nii. Jah, et nüüd kus su vastandid on. Ja siis on kohe näidata midagi. Mina ütlen kohe, ma arvan, et lepatööd sobivad ideaalselt siia, sest et eks nad sobiksid mujale ka kindlasti väga hästi. See kõik ju oleneb, mida sa paned seinale. Aga staapligalerii on oma olemuselt nii positiivne, nii soe ja selline hästi nagu värviline. Et alates seintest endas kuni nagu kõikide töödeni välja, mis siin üldse on. Ja minu meelest lepatööd sobivad super hästi siia. Selles mõttes tõesti need värvilised seinad kõnetavad mind nagu väga hästi. Mina üritaks panna nii palju värvi igale poole kokku, kui vähegi saab. Aastatega on aru saanud, et tõmba natukene tagasi, et liiga palju on liiga palju, eks ju, aga et tuleks nagu piisavalt hästi asjad esile, ilma et nad sulanduks nagu sisse ära, on ju. Samas mõni inimene tahabki, et paneks hallile seinale täiesti mingi, ma ei tea, neoonroosa asja. Võib-olla see on hästi lahe, eks ju. Selles suhtes, et inimeste nagu enda valida, aga isiklikult mulle väga meeldib. Selles suhtes, et ma tegin endal kodus ühe seina täpselt samasugused lillaks. Sinu maal on seal peal. Ja. See on perfektne. See on äge, jah. Et nüüd, kui selle praeguse näituse avamisel Mark seletas mulle lahti kõik need värvid, mis need tema jaoks tähendavad ja miks ta need siia tegi, siis ilmselgelt ma seda ennem ei teadnud ja mul kohe avardus, et ma sain kohe, loogika jõudis kohale järsku ja mingis mõttes, et ma sain kohe aru ja ma reaalselt vaatan teise pilguga. Et enne ma vaatasin nii, et lahe, ilus kollane näiteks, mulle meeldib,
mul on ise roheline ka, punane ka, lilla ka. Ja siis nagu, kui nagu nüüd on sellel mingisugune nii-öelda lugu ja reaalselt sügavam seletus taga, et noh, see on, ma ei tea, kas ma läksin liiga kaugele juba. Aga enda töödest, noh, ma võin öelda seda nii palju, et mina liigun selles suunas, et ma ennem olin pigem nagu rohkem värve kasutav kunstnik. Aga nüüd ma mitte ei liigu nagu aina rohkem nagu minimalismi suunas, aga pigem jah, nii-öelda sükeste puhaste avarate tühjuste poole rohkem. Et mida mul on juba olnud, aga ta lainetab ka. Et ma ei liigu nagu sujuvalt sirgjoones üles mäge või alla. Ma ei tea, kumb see on, et see oleneb vaatevinklist. Aga pigem nagu olen sinna suunas, aga sellegi poolest ütleme, et noh, mu tööd on nagu rohkem võib-olla sellised ühetoonilised, et siis võib-olla tänu sellele nad sobivad hästi. Et siis mul on nagu nii-öelda seinte valik, et ma saan nagu seinavärvi, taustavärvi järgi valida. See on jah. Kusjuures sina ütlesid mulle isegi lause, mis on mul kuklas olnud nüüd siin juba mõnda aega. Et minimalistlikku kunsti on palju raskem teha. On küll. Ja siis ma olen nagu mingisugune vähemalt pool aastat nüüd nagu mõelnud selle peale, isegi rohkem aasta aega praktiliselt, mõelnud selle peale ja on tõesti, mul on nähtavasti väga raske peatuda. Ma saan sellest aru. Ja see ongi see, et mul endal on selline detailide armastus või ja ma tahan teha minimalismi, eks ole, ma tahan, et ei karjuks võib-olla või et oleks seda tühjust, aga nii raske on mitte mahutada kõike seda ägedat sinna peale, sest et siis jääb ainult tühjus. Et ma pean ju kujutama seda ja toda ja seda ja siis ongi, aga samas ikkagi selle sükse harmoonia ja sükse kesttee leidmine, see on nagu äge, kui selle lõpuks saad. Aga see võib pikk tee olla. Ja, ma veel pürgin. Ega ma ise ütlen, ma panen ikka ka pange päris tihti, et see, näha ei ole. Ise need alati nagu täiesti teistmoodi, kui keegi teine. Seda kindlasti muidugi, jah. No mul hakkab kõik tõesti peast, eks ju. Kui mul mingisugust ideed ei ole ja võtan lihtsalt lõuendi ette, et hakka midagi tegema, siis 95% juhust nagu olukordadest ma siis teen ta täiesti üle. Teen ta täiesti ümber, see läheb minu silmis nii-öelda kohati nagu mahakandmisele, eks ju. Kui mul on plaan olemas, et tahaks midagi sükest teha, siis ma teen sketši ja siis ma hakkan vaikselt nagu kompositsioone panema paika, eks ju. Sul on nagu värvikihtide vahel väiksed prügikastid, et sa katad üle nagu mingi vana asja. Absoluutselt. Mul on mingi maali all võib täiesti teine maal ka olla. Ja sa ei ole ainuke, kes nii teeb. Absoluutselt, see on täiesti normaalne. Nagu, mis ma siin nagu, ma ei hakka ju lõuend ära viskama. Muidugi kasutad ära selle. Ega me rikkad pole. Kunstnik. Veel. aga jah, ja värv tuleb vastavalt, mõnikord on, et tahaks teha neiud siniste juustega, eks ju. Siis ma alustan sellest sinisest ja siis ma liigun sealt edasi, et mis siis oleks need komplimendi värvid siis sinna juurde, et see sinine jälle ei kaoks ära, aga piisavalt, et ta oleks õige koha peal. Ja vabalt võib olla, et ma teen ühe asja mingi oma värvi ära ja siis ma homme teen ta täiesti üle teist värvi ja siis ma teen ta uuesti teist värvi. Ja selles suhtes see mõtlemine, see tunnetamine on see, mis võtab nagu kõige rohkem aega ikkagi alati, et saada ta täpselt nagu paika. Ja nii nagu ongi. Mis puudutab siis materjale, siis akrüülide peale ei jäänud seisma väga pikalt. Nüüd viimase kuu aja jooksul mõelnud, äkki peaks seda õli natuke proovima jälle. Proovida tasub alati. Et blendida. Kui see jääb kripeldama, et peaksid, siis lihtsalt tee see ära. Siis ma lihtsalt teen, just, et kuna ma teen nägusi hästi palju, siis ma käiksin ju meigikooli ka sellepärast, et rohkem nägusi rohkem õppida ka, sest ma tegin nägude kollektsiooni just selle ajal. Ja just, et kuidas blendida rohkem ja ma saaks ju õlivärvidega veel rohkem blendida ju. Et seda ma olen elevil katsetama, aga üldiselt kõik on nagu tundub süke, see tundub lahe, prooviks. Ja siis sa proovid ja siis ta jääb mõneks ajaks, et süke akrüül on jäänud pikalt, mingisuguseid kristalle või asju on hakanud juurde panema, süsi panen juurde ja nüüd ongi EPO on ka, see on ikka tegemine on ja vau.
ja eks näis kauaks see kestab. Nüüd viimasel on sellised pimedas helendavad värvid ja UV helendavad värvid ja sükest, mis nagu teise valguse ees lööb täiesti teise elu veel. Sellega nagu annab ka ikka nagu pööraseks minna. On väga äge. See on jah tore, et sa nagu kasutad erinevaid meediume. Et on sellised multimeediummaalid. Et see on, ma ise olen ka kollaaži teinud nii-öelda akrüülmaaliga segatuna, aga kuidagi ma olen ikka jäänud selle lihtsama nii-öelda ühe asja juurde pigem. Aga eks ma tõenäoliselt tuleb see periood veel uuesti, kus ma hakkan ka katsetama rohkem nii materjalidega kui ka meediumitega veel. No see kunstiriiul kodus on siuke, no juba oleks vaja nagu teist kunstiriiulit. Lihtsalt nagu igast asja on nii palju erinevaid. Ja kui ma mõtlen akrüülvärvide riiul olemas, kui sul peab õlivärvide riiul olema või, siis on need reljeefpasta riiulid ju. Siis on need mingid süsid ja pliiatsid ja markerid ja kõik, mis sinna läheb ja põhimõtteliselt iga riiuli peal on eraldi meedium siis või. See on muidugi väga tore kuulda, et sul on nii organiseeritud ilusti see kõik. Iga asi peab olema oma koha peal. Mul on ka enamus ajast niimoodi ja siis, kui ma tavaliselt töö käigus on nad kõik ühes sahtlis. Ja. Mul sahtel, mul põrandal laiali. Ja põrandal ja laua peal ja igal pool. Mul pole lauda. Mul on selline väike ümmargune laud, kus ma selline väike töölaud, kus mul on siis vesi ja kõik need parasjagu. Ja süüke, väike pingike. Vana hea puidust käsnake, et see teeb oma töö ära. Ja. Aga mina nii hästi organiseeritud ei ole. Ma üritan panna tagasi lihtsalt. Ega nagu stuudiot kui süükest, ma teen endale elutoas. Ma pean nagu elama seal keskel, mis on nagu avatud köögiga elutuba, mis tähendab, et nagu see turnimine sealt üle on lihtsalt konstantne eluprobleem, millega me vaikselt saame hakkama, aga võib-olla tüütu. Formaadid on sul ikka, pigem on sul ju sellised suuremapoolsed. Jah. Ma arvan, me oleme siin kohal nagu nõus, et pigem teha suuri, kui teha väikseid. Ja kogu aeg nagu pigem tahaks teha hästi suuri. Need suured võtavad nii palju kauem aega. Ja kuna ma olen natukene nagu kärsitu inimene nagu ka, kõvasti vähem, kui ma olin kunagi, aga siis mõnikord tahaks teha maali nii, et ma saan nagu kas või sama päeva õhtuks nagu põhimõtteliselt valmis selle. Aga suuremad asjad võtavad lihtsalt kauem aega. Aga pigem teha suuremad kui väiksemad. Sest ma ise endal ei tahaks nagu panna mingi, need minimaalid on ka, kui nunnud on ju. Kuhu ma panen selle? Mis ma teen sellega? See otsa ette riputama kuskil. Ma pigem panen nagu siukse. Ma olen nõus sellega. Et suurtega jah, see on, mina mõtlen, et ma olen see rahumeelsem, aga see kärsitus on minus ka korralik. Et ma nii-öelda, see ongi selline taltsutamine, igapäevane taltsutamine, ütleme, ma võin näitena tuua, et ongi mingi suurem maal on pooleli, näiteks nagu see ahv meil siin meeter korda 120, siis ma lihtsalt nii-öelda sisestan endale kogu aeg, et ta rahulikult mõtle tulemuse peale, see lõpuks lihtsalt tuleb nii äge, ja selles mõttes ära kiirusta. Aga kuidagi nagu tekibki selline harmoonia nii-öelda, et ma nagu kiirustan, aga samas hoian ennast tagasi ka. Ja see töötab juba hästi, minu poolest vähemalt, et ma nagu ei rapsi, aga ma teen hästi ruttu, teen maalid valmis ikkagi. Nagu ma ise ka imestan aeg-ajalt, et võtan 2-3 tundi öösel ja järsku on mingisugune suur osa tehtud, et wow, pigi voolab. Minu jaoks on see nagu muusikagagi. Sa teed asja lõplikult valmis ja siis vaatad sellele otsa. Ja siis vaatad, mis ta nagu ütleb sulle või mis see nagu põhipoint on, mis sealt siis välja kriiskab siis kõige enam. Et absoluutselt ma võin alustada selle mõttega, et ma teen mingi seest ja väljast süükse pealkirjaga maali, on ju. Ja ta lõpuks on siin seina peal pealkirjaga stress ja rahu hoopis, eks ju. Et eks ta kujuneb, et pole vaja ennast niimoodi raamidesse jällegi hullult nagu suruda, sest et nüüd ma teen süükse asja, sest elu on pidevas muutumises ja asjad muutuvad ja sa ei saa olla nii stuck sellest ühest pealkirjast või nimest, sest äkki pärast see ei ole üldse see. Seega eks ta lõpuks peab otsuse langetama lihtsalt. Mul on nagu nii see kui teine, et
on selliseid juhtusi mul küll, kusjuures mitte nii palju, et nii-öelda töö saab valmis ja siis sünnib see nimi või siis nii-öelda mõtlen seda nime või mis ta nagu ise ütleb mulle siis, maal ütleb oma nime. Ja siis seda on, aga mul on nagu naljakal kombel on enamus ajast on, kuna minu põhi nii-öelda sellised ideed ja see inspiratsioon ja kogu see mootor hakkab tööle niimoodi siis, kui ma jalutan, siin rattaga rändan, matkan, see on nii-öelda nagu minu kõige tugevam kütus. Ja siis väga tihti just ongi niimoodi, et mul sünnib üldse nimi ennem. Või nii-öelda idee ja nimi koos siis nagu, väga tihti on see nimi. Ja tuleb selline hägune nagu visuaal ka kuskile, ilmub koos selle nimega. Ja see ongi just huvitav, et siis ma panen nii-öelda tekstina kirjelduseks selle häguse pildi endale kohe kiiresti kirja või siis sketšin, kui võimalus on. Ja sealt nii-öelda, aga see nimi on kogu aeg seal küljes, et ma ei muuda seda. Ja siis kui nii-öelda maali kas siis tegemise käigus või kui see valmis on, siis kas nimi natukene kohandada või jääb samaks. Ja kuidagi ongi see minu nii-öelda see idee ja inspiratsiooni nagu puhtus vist äkki nii-öelda püsib. Et siis ma nagu kuidagi selle nime ümber teen selle teose. Aga see, ütlen, et see võib nii erinev olla. Et see on nagu huvitav on see nime saamise. Ja mul on muidugi, mitte ainult sellel näitusel, vaid muidu ka, mulle meeldib maalide nimedega nagu mängida. Et nad on ise juba päris tihti vastandlikud. Et ma võin näitena tuua. Eelmisel näitusel oli selline looduspilt, lumine põld, mets, hästi lihtne, mitte midagi seal peal rohkem ei ole kujutatud, ilus vaade lihtsalt, aga pealkiri on selja taga kraavis 7 televiisorit. Et näiteks selline asi, et nii-öelda sa loed ja vaatad ja mulle meeldib nii-öelda nagu kiskuda välja inimestest neid küsimusi.